Mõttekohandaja ehk meelesuunaja, Jumala hääl teie sees, kõrgelt arenenud olend on kõrgema meele koopia. Ta on ülipalt intelligentne, see on sama intelligentne kui looja ise. See olend valib teid lapsepõlves ning loob teie eluplaani. Olles teid valinud ja registreerinud registreerimissüsteemides, ta võtab selle eluplaani, energeetilise substantsi, tuleb sellele planeedile ning siseneb lapse meelesse ja teadvusse. Ta tegeleb lapse uudishimu arendamise, maailma tundmisega, rakendades oma plaani järk-järgult, samm-sammult. Kuid pange tähele, sõbrad, on olemas kosmiline seadus, vaba tahe ja õigus valida. Siin teie hulgas elavad ka langenud, kes samuti sekkuvad teie saatusesse. Nad suruvad teile peale mõtteid, sotsiaalset elu, mida te näete agressiivse, hävitavana ning te toitute sellest samuti. Muidugi teeb see kohandusi ka väikese lapse teadvuses ja mu sõbrad, lapsed on nagu käsnad, kes imavad kõik selle endasse, nähes oma vanemate käitumist, kuid mõttekohandaja töötab selle plaaniga edasi, sest ta peab selle ellu viima, millega ta siia saabus, kuid inimene saab selles eluplaanis muudatusi teha. Ja räägime selgelt nägemisest, mis asi endast kujutab. Inimene, kes on asunud enese täiuslikkuse evolutsiooni arengu teele, ta tõstab oma vibratsioone ja automaatselt kõrgete vibratsioonide tulemusel aktiveerub tema aktiivsuse võimekus ning ta saab lugeda enda ja teiste inimeste kohta informatsiooni. Ta saab lugeda informatsiooni allikast, millele ta otseselt vastab. Seega te loete informatsiooni kui selgelt nägijad, selgelt teadjad, selgelt tunnetavad ühest või teisest allikast. Tuleb välja, et te saate lugeda ka oma saatust. Kui rääkida teie saatusest, siis me ei saa öelda, et see on nii lihtne, üsna keeruline. Siin mängib olulist rolli teie varasem kehastus ehk karma, mida te mõistate põhjuse ja tagajärje seosena. No näiteks, kui te tapsite selle inimese eelmises elus, siis peab ta tapma teid selles elus. No nii umbes niimoodi. No muidugi see on karm, kuid see on tõsi. Seega see teie karma põhjuse tagajärje seos varasemate kehastustega 50% sellest kandub edasi sellesse ellu ja just 50% teie elust koosnebki just nendest põhjuse tagajärje seostest, mis on samuti registreeritud noosfäärist ja noosfääri kärjekeses. Igal inimesel, igal olendil on oma energiainformatsiooniline kärg, kus on iga konkreetse inimese kohta informatsioon. Paljud selgelt nägijad teavad sellest. Nad võivad siseneda inimese energiainformatsiooni välja ja seda siis kas luua või hävitada. Arenev inimene laiendab oma võimalusi ning tema ekstrasensoorsed võimed ja selgelt nägemine võimaldavad tal informatsiooni lugeda. Kuid jällegi, kõik sõltub inimese enese arengu seisundist. Kui inimese vibratsioonid on rahulikud, ta on tasakaalus, siis ta võib siseneda oma kärge ning näha ja lugeda enda kohta käivat informatsiooni. Ja just sellisele inimesele pööravad kõrgemad olendid juba rohkem tähelepanu ja nad võivad selle informatsiooni sulgeda ja seda mitte näidata, et inimene saaks teha õige valiku, kui tal tekib mingi olukord ja ta peab otsustama ja sellest valikust sõltub tema edasine areng või allakäik. Te teete alati valikuid. Võib öelda ka nii, teie saatusesse on kaasatud tohutu hulk olendeid, kaasa arvatud ka teie. Kuid kõige tähenduslikumat rolli oma saatusest mängite siiski teie ise. Ja just teie mõjutate oma elu kulgu, arengut ja tulevikku.